Trump tunnistas eile, et Ameerika Ühendriikide sõjaline rünnak Iraani vastu oli kavandatud tänaseks teisipäevaks 19. maiks 2026. Ja ta lükkas pealetungi edasi pärast seda, kui Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide juhid palusid rohkem aega, et proovida Teheraniga tuumalepet sõlmida. See paljastus ei tulnud anonüümsest lekkest ega väljamõeldud telgitagusest loost. See tuli presidendilt endalt, kes avaldas, et operatsioon oli juba valmis, Pentagon oli tegutsemisvalmis ja käsk peatati vaid seetõttu, et Pärsia lahe liitlased anusid viimast diplomaatilist võimalust. Aga Trump ei loobunud ähvardusest. Ta peatas rünnaku eile ja lükkas otsuse tänasesse päeva. Ja ta tegi selgeks, et Pete Hegseth, kindral Dan Kane ja Ameerika väed peavad olema valmis igal hetkel edasi liikuma, kui Iraani režiim üritab läbirääkimisi venitamiseks kasutada. See ülestunnistus on šokeeriv, sest näitab, et Iraan pääses vaid mõne tunni napiga, mitte oma jõu tõttu. Ja nüüd alustab ta seda teisipäeva otsese Valge Maja surve all, ümbritsetuna nõudmistest oma tuumaprogrammi osas ja ilma garantiita, et paus kestab, kui Teheran jätkab tühjade lubaduste andmist tegelike järeleandmiste asemel. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info, parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Informatsiois standardi järgi. Valitsus ei esita edasilükkamist taganemisena, vaid muudab ajutise tühistamise avalikuks ultimaatumiks. Ameerika Ühendriikide president kinnitas, et läbirääkimised käivad, kuid rõhutas, et relvajõud peavad olema valmis igal hetkel tegutsema, kui Iraan ei nõustu Washingtoni jaoks vastuvõetava kokkuleppega. Surve ei kadunud laualt, see lihtsalt muutis vormi. Kiirest reageerimisest mindi üle Valge Maja poliitilisele ajakavale. Rünnak oli kavandatud selleks teisipäevaks. Käsk peatati esmaspäeval, 18. mail, pärast seda, kui Katari, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide juhid ütlesid Trumpile, et läbirääkimisteks on veel ruumi. Need valitsused ei sekkunud sellesse vestlusesse heast tahtest Teherani suhtes. Nad teavad, et Ameerika rünnak Iraani vastu võiks kogu piirkonnas ohtu seada, baase, lennuteid, energiataristut ja sõjalisi keskusi kogu piirkonnas. Seetõttu palusid nad paar päeva. Trump nõustus, kuid jättis ähvarduse õhku. Kõige tundlikum osa on see, et Trump ise paljastas operatsiooni ulatuse. Kui ta ütles, et rünnak oli kavandatud ja see peatati, kinnitas ta, et Washingtonil oli juba olemas plaan, sihtmärk, juhtimisahel ja sõjaline valmisolek. See on ülestunnistus, mis muudab riigi kaalu. See polnud kulissitedagune kuulujutt ega anonüümne leke. See oli president ise, kes ütles maailmale, et rünnak oli olemas ja see oleks toimunud. Ja et see jäi ära ainult seetõttu, et strateegilised liitlased palusid viimast läbirääkimiste võimalust. Peamine põhjus on endiselt Iraani tuumaprogramm. Trump tahab kokkulepet, mis takistaks Iraanil tuumarelvade hankimist. Valge Maja peab Teherani viimast ettepanekut nõrgaks, puudulikuks ja ilma kindlate garantiideta uraani rikastamise ning juba kogunenud varude osas. Axiossi andmetel ütlesid Ameerika ametnikud, et Iraani pakkumine sisaldas vaid väikeseid muudatusi ega toonud piisavat üksikasjalikke kohustusi. Iraan püüdis aega võita kaudselt saadetud ettepaneku kaudu, mille vahendajaks oli Pakistan. See detail näitab, kui keeruline see vestlus tegelikult on. Washington ja Teheran ei usalda endiselt üksteist otseselt ning läbirääkimised toimuvad vahendajate kaudu, sest iga sõna võib muutuda poliitiliseks relvaks. Kui Donald Trump aksepteeriks tühja ettepaneku, annaks see Iraanile võimaluse väita, et nad suutsid Ameerika survele vastu seista. Seetõttu hoiab Valge Maja sõjalist ähvardust endiselt õhus. Saudi Araabia on samuti tähelepanu keskpunktis veel ühel põhjusel. Reuters teatas, et Pakistan saatis Iraaniga sõja ajal Saudi Araabia territooriumile tuhandeid sõdureid, hävitajaid ja õhutõrjesüsteeme. See näitab, et palve esitati Trumpile, mitte ei tulnud muretutelt valitsustelt. See tuli liitlastelt, kes tugevdavad kaitset, kaitsevad taristut ja püüavad takistada kriisi kontrolli alt väljumist Pärsia lahe piirkonnas. Araabia Ühendemiraadid võeti samuti arvesse, sest piirkond on juba niigi häireseisundis. Leht Guardian teatas, et Baraka tuumaelektrijaama elektrivarustus taastati pärast droonirünnakut, teatas rahvusvaheline aatomienergiaagentuur.
Sellised juhtumid suurendavad survet Trumpile, sest iga uus rünnak Iraani vastu võiks esile kutsuda vastulööke Ameerika liitlaste tundlikele sihtmärkidele. Sellegipoolest näitas ta, et päästikunupp on tema käes. Ta ähvardas, valmistus, kuulas liitlaste palveid ja otsustas operatsiooni peatada ilma ähvardust eemaldamata. Teherani jaoks on sõnum ebamugav. Iraan ei seisa silmitsi presidendiga, kes oleks rünnaku välistanud. Ta seisab silmitsi presidendiga, kes tunnistas, et rünnak oli valmis ja võib kõik uuesti käivitada, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. Valges majas oodatud riikliku julgeolekumeeskonna kohtumine suurendab seda ärevat ootuse õhkkonda. Trump peaks koos oma peamiste nõunikega analüüsima sõjalisi võimalusi, samal ajal hinnates, kas Iraan püüab poliitiliselt veel mõned päevad ellu jääda. Küsimus pole enam selles, kas Washingtonil oli plaan. Seda on Trump juba tunnistanud. Küsimus on, kas Teheran teeb tõelise järeleandmise, et paus lõpetada? Surve avaldati ka ajatolladele, sest Iraani ettepanek ei veennud. Ameerika ametivõimud osutasid kindlate kohustuste puudumisele, rikastamise peatamise ja juba olemasoleva tuumamaterjali saatuse osas. Lihtsustatult öeldes üritas Iraan müüa lubadust kui garantiid. Trump nõustus ootama, kuid ei võtnud Iraani versiooni lõpliku lahendusena. Mis saab edasi? Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraadid palusid pausi, sest kardavad piirkondlikku plahvatust. Need liitlased tahavad vältida, et Washingtoni otsus põhjustaks uusi rünnakulaineid baaside, lennujaamade, energiarajatiste ja laevade vastu. Aga nad teavad ka, et Iraan on valmis tõeliselt läbi rääkima ainult siis, kui tunneb survet. Trumpi käik oli teha selgeks, et diplomaatia on võimalik ainult seetõttu, et rünnak on valmis. Selle kriisi tugevaim külg on avalike väljaütlemiste ja sõjalise tagatoa kontrast. Trump rääkis võimaluses kokkuleppeks, kuid andis käsu olla valmis ulatuslikuks rünnakuks, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad. See tekitab topeltsurve. See rahustab liitlasi mõneks tunniks ja samal ajal paneb Teherani kella vaatama. Valge Maja ei paku tasuta rahu. Nad pakuvad väljapääsu enne kokkupõrget. Nüüd sõltub edasine 3 sammust. Iraan peab esitama karmima ja kontrollitava ettepaneku. Laheliitlased peavad tõestama Trumpile, et diplomaatiline aken ei ole aja raiskamine. Ja Ameerika sõjaväelased on endiselt ootel, sest käsk lükati edasi, mitte ei maetud maha. Trumpi ülestunnistus avas kriisi Teherani jaoks jõhkralt. Iraan võitis aega, kuid ei saanud turvalisust. Kui uus voor õnnestub, muutub Trumpi enda avaldus ettehoiatuseks, et paus võib lõppeda ilma uue pika teadaandeta, ilma täiendava seletuseta ja ilma uue poliitilise võimaluseta Iraani režiimile. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on videokirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Wilson Alvese kogukonnaga.